Ja nüüd palume härra Aldo Kalsil rääkida selle raamatu tekkeloost. Väga lugupeetud konverentsi juhataja, kallid siinolijad. Tartu rahulepingu sõlmimise 100. aastapäeva lähenemisel tekkis soov seda teemakohase trükisega kaitsta nende vastu, kes on asunud sellest karistamatult taganema. Tulemuseks on 143 leheküljeline 35 artiklist koosnev kogumik. 2. veebruaril 1920 lõppes Eesti vabadussõda Tartu rahulepingu sõlmimisega. Mõned selle koostisosadeks olevate artiklite sisu, nagu riigipiir, ootab lahendust veel täna. Eesti rahvale ei pea selgitama, mis toimus Eesti riigi ajaloos aastatel 1939–1991. Sellesse aega jääb rohkem kui poolesajandiline Nõukogude Liidu okupatsioon ja anneksioon. Eestil oli riigipiiri asemel sel ajal halduspiir. Seda asus meie ikestaja 1944. aastal muutma. Eesti küljest lõigati ära Viru maakonna 3 idapoolset valda ja enamus Petseri maakonnast. See moodustas Eesti Vabariigi kunagisest pindalast 5,2%. Seda kõike on vaadata siin saalis Petserimaa ja Eesti-Ingerimaa kaartidelt ja meie kogumiku kaartidelt. 1991. aastal õnnestus Eesti Vabariigi iseseisvust taastada õigusliku järjepidevuse aluses. Siis kerkis päevakorrale ka Tartu rahulepinguga määratletud riigipiiri ennistamine. Selle üheks õiguslikuks aluseks peale rahulepingu oli 8. juunil 1992 rahvahääletuselt toetuse saanud Eesti Vabariigi põhiseadus oma idapiiri käsitleva paragrahviga 122. Taasiseseisvunud Eesti poliitikud jõudsid 3-aastase diplomaatilise suhtlemise järel kummalisele järeldusele. Nimelt polevat partneriga riigipiiri küsimuses võimalik Eesti kasuks läbi rääkida. Küll peeti vajalikuks eurointegratsiooni huvides seda hoopis idanaabri kasuks teha. Selle jutumärkides tõe esimeseks kuulutajaks sai nõndanimetatud jõulurahuvalitsuse peaminister Andres Tarand. Oma kurikuulsas esinemises 18. detsembril 1994 teatas ta Helsingis maailmale, et Eesti ei pea järgima läbirääkimistel Venemaaga Tartu rahulepingu piiri. Jättes käsitlemata selle, mis on meid huvitaval teemal toimunud 15 aasta jooksul, võtame kokku hetkeseisu. Me oleme lasknud endale kaela määrida Venemaale kasulikud piiriläbirääkimised. Tulemuseks oli uue piirilepingu koostamine, allkirjastamine ja meie poolt mitmekordne ratifitseerimine. Selle sisuks oli Eesti loobumine oma seaduslikest territooriumitest ja nii 1944. aasta stalinistliku piirinihutuse heaks kiitmine. Et see kõik tagasipöördumatult teostunud ei ole, oleme tänuvõlgu meie Tartu rahulepingule.
Venemaa pasundab vahet pidamata, et Tartu rahuleping kaotas oma kehtivuse Eesti NSV jutumärkides astumisel Nõukogude Liitu 1940. aastal. Piisas aga 2005. aastal Eesti poolt uue piirilepingu preambulas vihje tegemisest Tartu rahulepingule, kui Venemaa võttis oma allkirja tagasi. Põhjus selles, et Tartu rahuleping kehtib ja annab Eestile tulevikus õiguse riigi piiri ennistamiseks. Artiklite kogumik tutvustab annekteeritud alade ajalugu, loodust, maateadust, rahvastikku, turismi, usuelu, inimõigusi ja nõndanimetatud uut piirilepingut. Nõndanimetatud seepärast, et Eesti Vabariigil on idapiirileping juba 100 aastat olemas ja uue sõlmimine pole Eesti huvides. Kogumiku koostajate eesmärgiks on Eesti avalikkuse teavitamine seni riiklikuks tabuks olnud ja valdavalt saladuskattega ümbritsetud uue piirilepingu saagalt. Kui asjast räägivad ja kirjutavad rahvuslikult mõtlevad poliitikud, arvamusliidrid, tuntud kultuuritegelased, professorid, teaduste doktorid ja teised usaldusväärsed inimesed, peaks sellel mõju olema. Kõnealuse artiklite kogumiku autorite hulgas on meie seadusandliku võimu, Riigikogu 3 tegevpoliitikut: Jaanus Karilaid, Enn Põlluaas, Helir-Valdor Seeder ning üks veteranpoliitik Jüri Adams. Eesti täidesaatev võim on meie kaasautorite hulgas esindatud 3 ministriga: Mart Helme, Tõnis Lukas, Urmas Reinsalu. Tänasesse päeva on meid toonud meie kaasautoritest vabadusvõitlejad, nende hulgas lätlane Bruno Javois, meie igituntud Valdur Raudvassar ja Enn Tarto ning petserimaalaste vapper juht Reet Tobre. Eesti huvides Tartu rahulepingu kaitsmine ja tõlgendamine nõuab juristide teadmisi. Selle teenistuses olid ja on meie kaasautoritest õigusteaduste doktorid Ando Leps ja Herbert Lindmäe, vandeadvokaadid Alar Jõks ja Kaido Pihlakas ning õigusteadlane Igor Gräzin. Meie kaasautoreist poliitilise südametunnistuse kehastajateks on olnud teadlased, majandusgeograaf Hardo Aasmäe, kunstiajaloolane Janika Anderson, geoloogid Rein Einasto ja akadeemik Anto Raukas, füüsik Rein Koch, poliitikateadlane Toomas Varrak, keeleteadlane Tiit Rein Viitso. Ilukirjandus, eriti esseistika, on väljund, kus astub alati Eesti territoriaalse terviklikkuse kaitseks välja meie kaasautorist kirjanik Arvo Valton. Ajakirjanduse veergudel on terameelselt esinenud meie kaasautoritest Holger Kaljulaid, Harri Kivilo, Mihkel Langebraun ja kommunikatsioonikonsultant Jüri Estam ning jahtkapten Mart Saarsoo. Kui kõik petserimaalased oleksid oma maakonna kaitsmisel sellisel tasemel kui meie kaasautorid Inara Luigas ja Ilmar Vananurm, poleks uue piirilepingu ihalajatel kohta meie keskel.
Annekteeritud alade tuleviku võti on sealsete Eesti Vabariigi kodanike ning nende järeltulijate kätes. Neid peab aga kogu Eesti toetama. Hetkekski ei tohi unustada, et Eesti on põhiseaduslikult jagamatu ja karistusseadustik käsitleb sellest taganemist riigi reetmisena. Kallid siinolijad, tänusõnad kõigile kaasautorile, trükise rahastajatele ja muul moel toetajatele ning tänase konverentsi korraldajatele ja osavõtjatele. Aitäh kuulamast! Meie konverentsi külaliste hulgas on president Arnold Rüütel, meie koosoleku juhataja annab talle üle meie tänase artiklite kogumiku ja ühe Petseri maakonna laualipu. Palun!